Tere! 2006. aastal turule toodud Renault Clio 3. põlvkond oli niivõrd edumeelne, et seda hinnati lausa tol ajal aasta auto tiitliga. Vahepeal on tehnoloogia kõvasti edasi arenenud ja samas on teinud ka väga kõva hüppe autodisain. Ja seetõttu oligi Renault viimane aeg võtta kätte ja mudelit põhjalikult uuendada. Ja täna meie Autonet proovisõidus ongi 4. põlvkonna uus Renault Clio. Palun, siin ta on. Ma pean tunnistama, et autode proovisõitmine on üks väga lahe tegevus ja ma teen seda suure naudinguga. Mul on peaaegu iga nädal uus auto. Loomulikult oleks eriti lahe testida kogu aeg enda lemmikautosid, ehk siis mulle konkreetselt meeldivad sellised suured ja võimsad autod. Tänane Renault Clio ei mahu juba tänu oma mõõtmetele minu lemmikute kategooriasse. Peale kõige muu olid veel vaid mõned aastad tagasi väikeautod, kuhu Renault Clio oma õnnetuseks kuulub, sellised üsna ilmetud ja jõuetud sõidukid. Ma usun, et võib öelda, et lausa inimkonna õnneks mõned aastad tagasi alustasid korealased disainirevolutsiooni. See sundis ka teisi tootjaid selles suhtes ennast liigutama. Renault tähenduses oleme jõudnud selleni, et kuigi Clio on jätkuvalt üsna jõuetu auto, siis väljanägemine on tal juba 5+. Võib-olla selle disainirevolutsiooni alustamiseks oligi hea see, et Korea tootjad veidikene oma disainidega üle pingutasid. Ehk siis näiteks kui tuli Hyundai i40, siis ma mäletan, see jäi kohe silma, ta oli hästi vahva. Kui tänaseks päevaks, kui neid autosid on tänaval juba palju, on see kujustus ennast minu arvates täielikult ammendanud. Võrreldes eelmise Clioga on uus märgatavalt parema väljanägemisega, kuid minu arvates see disain ei ole nii üle vindi keeratud. Me oleme sarnaseid kerejooni näinud juba teistelt mudelitelt, kuid siiamaani veel üle viskama ei ole hakanud. Sisedisain sobib välisega väga hästi kokku. Ta on niisugune sportlik, dünaamiline, näeb väga hea välja. See värvilahendus on vastavalt tellija soovile, aga põhiliseks on siin selline läikiv must pind, mida me näeme siin navigatsioonisüsteemil või multimeediasüsteemil, roolil ja ustel. See näeb väga hea välja, aga siin on ka üks tugev miinus. Iga näpuga vajutus jätab oma jälje. Ehk siis pidevalt võiks olla mingisugune väike lapikene, millega kiirelt kõik pinnad üle käia. Paks rooliratas võiks olla küll pisut väiksema diameetriga, see lisaks veelgi niisugust sportlikku muljet, kuid seest on väga hästi läbi rooli näha kõik näidikud. Siin multimeediasüsteemi juures on tehtud tegelikult üks väga innovaatiline samm edasi, nimelt CD-plaati enam kuskil sisestada ei saa, vaid kui te tahate oma muusikat kuulata, siis siin on USB, on olemas Bluetooth, aga selliseid tavapäraseid andmekandjaid siin enam kasutada ei saa. Navigatsioonisüsteem on siin üsna põhjalik, näidates ära ka väiksemad kõrvalteed. Ja loomulikult leiab ka Cliost mõningad siuksed väga spetsiifilised kiiksud, mida iga autotootja üritab oma mudelitele miskipärast külge panna. Siin on veidikene naljakana välja kukkunud see, et püsikiirushoidiku sisselülitamine toimub siit käsipiduri kõrvalt, aga selle kiiruse kalibreerimine toimub juba edasi roolilt. No võinuks siis nagu kõik ühte kohta panna. Samuti on kummaline see, et kui esimestel küljeakendel on elektrilised tõstukid, siis tagumisi aknaid tuleb vändata. Praegu pakutakse valikusse 3 jõuallikat. Bensiinimootorid on 2, 1,2 liitrine vabalt hingav ja 0,9 liitrine turbo. Selle 1,2 liitrise võimsus ulatub 75 hobujõuni. See konkreetne proovisõiduauto ongi nüüd selle pealiitrise turbomootoriga. Samas 90 hobujõudu siin nagu mingit erilist sportlikku sõitu küll harrastada ei luba. Kui nüüd hindadest rääkida, siis need algavad ligi 10 000 eurost ja lõpevad ligi 15 000 euro juurde. Nii siis selline ongi meil Renault uus Clio. Päris hea väljanägemisega, mis seal salata. Aga sõiduomaduste koha pealt eks igaüks läheb, vaatab ise, kas talle see sobib või ei. Meie aga näeme teiega juba järgmises saates. Seniks nägemist!